riskid või kindlustad? Saadet toetab Eesti Kindlustusseltside Liit. Loe lähemalt kindlustame.ee. Tere, head vaatajad ja kuulajad, saatesari Riskid või kindlustad on taas eetris ja tänase saate teema on meil kaskokindlustus, võib siis öelda versus liikluskindlustus. Et mis nendel kahel tootel õieti siis vahet on ja võib ju tunduda sedaviisi, et tegelikult kõik me teame, mis vahet on kaskol ja liikluskindlustusel, aga tegelikult võin juba etteruttavalt teile julgelt lubada, et uut ja üllatavatki informatsiooni kindlasti tänases saates selles osas tuleb. Nii et tasub see saade lõpuni kuulata ja vaadata. Ja et ma siin üksi tarka nägu ei teeks ainult, siis on toredad saatekülalised meile siia stuudiosse tulnud. Seesami kindlustusosakonna juht Indrek Petter. Tervist! Tere! Ja Raul Mets, kelle ametinimetus on LHV kindlustuses sõidukikindlustuse riskiinsener. Tervist! Sain ma õigesti selle ametinimetuse nüüd öeldes? Said õigesti öeldud. Väga tore. Ma ei saa kiusatusele vastu panna, et ma küsin ikkagi kohe ära, et mis imeloom see riskiinsener on. Riskiinsener on siis meil LHVs selline inimene, kes toetab portfelli juhti, aitan teda igapäevases töös ja ise siis samuti tegelen erinevate kindlustusriskide hindamisega, seda nii kasko, liiklus, masin ja sõiduki pikendatud garantiikindlustuse teemadel ja samuti toetan siis erinevaid teisi üksusi, näiteks kahjukäsitlus, klienditugi, müügiosakond ja aitan nendel vastuseid formuleerida ja kindlustust müüa. No igatahes tundub, et väga õige inimene täna sel teemal vestlema. Kas teie juures on ka selline amet olemas nagu riskiinsener? Ütleme, ameti sisu poolest on tõesti selline positsioon. Ma tahtsin küsida, nimetused on nagu sellised loomingulised. Aga nimetused võib-olla on seltsiti natuke erinevalt, et seesama kindlustus on sarnase positsiooniga, on riskijuht, kes siis täpselt sarnaseid tööülesandeid täidab. Või siis riskidirektor kõlaks veel paremini. No see on juba järgmine tase. Aga olgu, see ei ole tegelikult tänase saate põhiteema. Tuleme siis selle pealkirja juurde siiski tagasi, et tõesti liikluskindlustus ja kasko. No, sõidukite puhul kaks sellist põhilist toodet ju on. Ja nii nagu ma alguses ütlesin, et tundub, et mis siin ikka nüüd pikalt rääkida, et peaks ju enam-vähem olema vist teada. Aga võib-olla ei ole ka, nii et äkki räägimegi inimestele siis natuke see tausta lahti, et mis neil kahel asjal siis õieti vahet on? No ma ütleks, et võib-olla niimoodi hästi lihtsalt selgitatuna võiks olla siis see vahe selles, et kui me võtame ühe auto, et siis see auto võib ise katki minna või siis selle autoga võib sõites põhjustada kellegile kahju, on ta siis varakahju või isikukahju. Ja liikluskindlustus siis ongi Eestis kohustuslik, ta on vastutuskindlustuse liik ja tema siis kaitseb seda sõiduki nii-öelda juhti või valdajat selle eest, et kui ta peaks mõne kellegile kolmandale isikule kahju põhjustama, et siis need kulud saavad hüvitatud. Ja kaskokindlustus nüüd siis on selle sõiduki enda nii-öelda vabatahtlik kindlustus. Ehk et kui see sõiduk siis ise läheb katki vastu, siis teist autot sõites liiklusõnnetuse käigus või ka kas või mõne loodusõnnetuse käigus, et siis sõiduki omanikule need sõiduki parandamise kulud hüvitatakse. Ehk et auto enda kindlustus ja siis vastutuskindlustus, kui sa midagi kuskil korraldad. Tundub, et tark oleks vist mõlemad peale teha siis endale või mitte endale siis, vaid enda sõidukile täpsemalt öeldes. Just, et mõlema riski kaitsmiseks on alati otstarbekas nii liiklus- kui kaskokindlustus teha. Kaskokindlustus muuseas on ka leasinglepinguga soetatud sõidukite puhul üldsegi kohustuslik ning mõlema kindlustusliigi olemasolul võid kindel olla, et kui saadki liikluses millegagi hakkama, juhtub mingi õnnetus, et siis ei pea täitsa oma rahakotti tühjendama minema peale siis kaskokindlustuse oma vastutuse tasumise. Ma kohe küsin selle ka ära, et me siin praegu rääkisime nagu sõidukitele tekitatud kahjust justkui, aga kahjuks või paratamatult mõnikord saavad ka inimesed ju ise vigastada. Et kas see liikluskindlustus kuidagi seda teemat ka nagu katab või mismoodi see on? Ja tegelikult kui nüüd võtta, et siis liikluskindlustus on oluliselt laiema kaitsega kui kaskokindlustus. Ja ka kindlustussummad, ütleme, siis on märkimisväärselt suuremad. Et liikluskindlustuse alusel hüvitatakse ka isikukahjud
ja ütleme siis kõige suuremad kahjud sageli ongi kahjuks isikutega või inimestega seotud. Et noh, kuni sinnani välja, et töövõimetushüvitis elu lõpuni makstakse liikluskindlustuse alt, kui selline väga traagiline õnnetus peaks juhtuma. Ja kui sul ei ole liikluskindlustust ja oled põhjustanud avarii, siis olete enda nii-öelda rahakoti peal siis? Lõppkokkuvõttes oled enda rahakoti peal siis. Ehk et selles mõttes, kui võtta nüüd keskmist liikluskindlustusmakset, mis on seal 150 € kandis, et siis et seda kindlustuskaitset nagu saab väga palju ja kindlasti ei tohiks jätta seda nii-öelda sõlmimata, kui liikluses osaleda mõne sõidukiga. Kuidas kaskoga selles mõttes on, et kui mul on kasko tehtud, kas siis kuidagi minu endale põhjustatud vigastused või asjad ka kuidagi kasko siis minule endale korvab? Ja, et see oleneb nüüd väga palju sellest, et millise kindlustuspaketi ja kindlustuskaitsed endale kaskokindlustusega peale sõlmid, aga Eestis nii mõnigi kindlustusselts pakub kaskokindlustusele ka lisakaitset, mis kaitseb siis reisijate õnnetusjuhtumi korral, et kui sõidukis viibinud inimesed saavad siis mingi liiklusõnnetuse või avarii tõttu vigastusi, siis on ka tegelikult võimalik kasko alt kindlustada siis justkui selles konkreetses sõidukis viibinud inimesed, et siin see loogika sama, liiklusega kindlustad need inimeste kahjud, mis teisele inimesele põhjustad, aga selleks, et sõidukis viibinud inimesed oleksid kindlustatud, siis tuleb ikkagi kaskokindlustus teha ja vastav lisakaitse siis poliisile ka märkida. Korra küsin täpsustuseks selle asja üle, et kui mul on enda sõidukist kaasreisija, kas siis liikluskindlustus tema mingid võimalikke vigastusi või asju ka kuidagi käsitleb või katab või see on teine teema? Katab küll, et kolleeg mainis siin õnnetusjuhtumit aga kaasreisijad on seaduse mõttes kolmandad isikud, et neile kuuluvad siis kõik kahjud hüvitamisele. Et sõiduki juhi puhul on siis see erisus, et tema puhul hüvitatakse siis ravikulud üksnes, et töövõimetuse hüvitisi põhjustanud sõiduki juhile ei hüvitata. Aga ravikulud siis ikkagi kaetakse ka tavalise liikluskindlustuse puhul? Tundub ju väga laia kaitsega toode olema, pole midagi öelda. Et kui võib-olla alguses jääb mulje, et kasko on võib-olla rohkem selline suurem või laiem asi, siis tundub, et hoopis see liikluskindlustus, mis on ju ka kohustuslik, on võimsam isegi. Just, ja võib-olla veel ära tuua, et varakahju puhul on siis kindlustus nii-öelda hüvitisele limiit 1,3 miljonit Eestis ja isikukahjudel siis ligi 6,5 miljonit eurot. Märkimisväärsed summad. Jah. Aga me rääkisimegi sellest, et see liikluskindlustus on kohustuslik. Nüüd ma tean, et eelmise aasta lõpust võeti vastu teatud muudatused ja vähemalt minule endale oli seal päris mitu üllatust sees. Et äkki räägime nüüd natukese ka sellest, et millised sõidukid siis peab kindlasti selle liikluskindlustusega katma, mis seal siis muutunud on ja kas tõesti nüüd ütleme siis murutraktorid on vaja ka nüüd ära kindlustada, siis nagu mina olen aru saanud vähemalt nendest lugedes? Tõepoolest oled õigesti kuulnud, et eelmise aasta lõpus seaduse muudatusega võeti vastu siis otsus, et tuleb kindlustada ka registreerimata sõidukeid, kui nad mahuvad siis mingite piiride sisse. Et kas valmistaja kiirus üle 25 kilomeetri tunnis või siis sõiduki mass 25 kilo ja valmistaja kiirus siis üle 14 kilomeetri tunnis. Nende puhul läheb siis tarvis liikluskindlustuslepingut sõlmida, kui kasutad neid vahendeid siis avalikel teedel liikumiseks. Ja samuti on siis tegelikult seal selline kolmas vahemik, et kui see huvitav sõiduk, millega liikled, läheb üle 25 kilomeetri tunnis, et siis tegelikult tuleb ka ta juba tänapäeval liiklusregistrisse kanda ja alles siis saad liikluskindlustuse poliisi peale sõlmida. See tundub, et kui murutraktorit nüüd ostma minna, siis peab igaks juhuks küsima, et kui püss on. Äkki peab minema tõesti numbrimärki või registrimärki juba taotlema. Et seal on üks erisus, mida siis seadusandja on ette näinud, et kui neid sõidukeid siis ütleme siis kasutatakse kinnisel territooriumil, kuhu siis kolmandad isikud ei saa sattuda või ei satu, sinna hulka kuulub ka näiteks lennujaam või siis ka ütleme maakodus ainult oma hoov, eks ole, et siis seda kindlustuskohustust ei ole.
aga üks hea näide jah, just on see, et kui murutraktoriga nüüd siis sõita üle avaliku maantee naabrimehe heinamaad niitma, et siis tegelikult peaks juba liikluskindlustus olemas olema. Ehk et see natukene saab selle järgi võtta, et kus siis seda sõidukit kasutatakse, et kui ta satub sellisesse avaliku liiklusega ruumi, et siis on see kindlustus kohustuslik. No igatahes tasub neid nüansse meeles pidada, sest et sa kunagi ei tea, millal sul nii-öelda see Murphy seadus ju kehtib meil kõigil, et tõesti korraks upsti üle tee minna ja oledki pattu teinud. Just. Aga see ei ole ka nii sama, et selles mõttes, et kui sa selle avaliku tee peale lähed ju, eks ole, siis võibki ju juhtuda midagi. Võibki juhtuda ja ütleme siis murutraktori kindlustus, küll täpselt ei tea, aga eeldatavasti on, ma tean meie hindasid, aga eeldatavasti on ikkagi natukene soodsam kui sõidukikindlustus. Ma väga loodan, jah. Et muidugi sellest me saame minu meelest head vaatajad väga sellise populaarse teema, ma kujutan, et ma ei tea, kas on veel väga avastatudki, et need murutraktorid ja muud asjad ka. No me praegu teeme ühe näite, eks ole. Mis veel muutus eelmise aasta lõpust? Et töömasinad, kõik need tõuksid, kergliikurid, mis meil siin on, et üllatusena võib tulla, et osad rulad vajavad liikluskindlustust, et siin liikluses liigelda. Aga tegelikult kõik need seaded ja masinad ja pillid, mida sa siin liikluses kasutada saad, et nendele liikluskindlustus on mõlemale osapoolele kasulik. Et kui sa peaksidki tõuksiga sõidad hommikul tööle ja sõidad kellelegi autole ühe külje pealt sisse, et päris oma rahakotist neid kahjusid ei taha maksta, et siis liikluskindlustus tuleb ka tegelikult sul kergliikurile kasuks. Nii et need nii-öelda üksrattad ja mis kõik imevidinad tänapäeval välja on mõeldud, et ka need tuleks tegelikult kohustusliku liikluskindlustusega katta. Just, kui nad mahuvad siis nendesse piiridesse, millest siin põgusalt enne mainisime. Ja lisaks ma veel ütleks, et võib-olla natukene suurem segment, mis on laialdasemalt kasutusel, on mootorsaanid ja ATV-d, mis varasemalt on siis olid maastikusõidukid, millel ei olnud kindluskohustust, et need siis kuuluvad ka selle alla. Et ei pääse mitte keegi, vähegi selline abimootoriga toode on siis. Aga tulle sellegi tagasi, et õnneks seda on väga harva juhtunud, aga kui midagi juhtub, et siis tegelikult sellel kasutajal on päris kasulik, et see kindlustus on olemas. No me tõuksidest korraks juba rääkisime, on arusaadav, aga on ju ka neid nii-öelda tavalisi jalgratta moodi välja nägevaid asju, millel on ka ju mootorid tänapäeval peal, elektrimootorid, et kas need lähevad ka selle liikluskindlustuse kohustuse alla? Just, et ja sageli tegelikult need kaherattalised jalgratta moodi välja nägevad masinad võivad isegi minna juba selle kohustuse alla, kus need tuleb liiklusregistrisse kanda, sest et suurem masin, rohkem kaalu ja rohkem võimsust, et siis on see, et liiklusregistrisse registreerimine ja liikluskindlustuse poliisi sõlmimine samuti siis selle sõiduki valdajale kohustuslik. Ma usun, et see on väga tähtis tarbija informatsioon, mida me siin praegu edastame, sest ma ei ole üldse kindel, et meil inimesed liiga teadlikud nendest muudatustest on, nii et loodetavasti tänast saadet siis kuulatakse, vaadatakse usinasti ja räägitakse ka sõpradele, sest et kui sa ei tea, siis sa võid juba kohe seadusega pahuks siis minna. Töömasinatest ka veel ikkagi veel natukesed, on ju olemas ka sellised murutraktorid, aiatraktorid, mitte nüüd päris suured jurakad, aga sellised vähe väiksemad. Need siis ka kõik, mis mahuvad nendesse piiridesse, mis me siin enne rääkisime. No sisuliselt küll jah, et need reeglid, nagu Raul ütles, on suhteliselt lihtsalt. Et räägime töömasinatest, tõstukitest, ladudes ringi sõitvatest, abi sellistest masinatest, eks ole. Ka need tuleb kindlustada, kuigi nad ju on nii-öelda kinnises. Tavaliselt sinna lao territooriumile ikkagi pääsevad näiteks kliendid kauba järgi või midagi sellist, et siis ta tegelikult on juba selline koht, kus siis ka kõrvalised isikud omavad ligipääsu. Väga põnev, ma peaks ütlema, et siis kui mul koduaed ei ole ka aiaga piiritletud ja ma seda niidan selle muruniidukiga, siis on juba ka võimalus, et sinna keegi ju tuleb. No ma arvan, et mingisugune selline mõistuse hääl ikkagi ju jääb ka ehk alles ja me ei tahaks nüüd, me räägime siin kohustuslikust liikluskindlustusest, eks ole. Tegelikult ju on see ikkagi inimeste endi huvides kõik, et see ei ole nii, et keegi kuri lihtsalt
tahab midagi halba teha. Aga sellest kohustuslikust kindlustusest korraks tulles ka kasko juurde, siis kas need kergliikurid, töömasinad ja muud sellised sõidukid, kas neile saab kasko ka peale teha? Kuigi nad ei ole ju registris, eks ole, ega midagi. No kaskokindlustuse toodet pigem ma ei ole kuulnud, et neile saaks teha, küll saab neid masinaid kindlustada teiste kindlustusliikide alt, et töömasinatel võiks olla siis ongi selline masinakindlustus ehk CPM nime all kindlustoode kindlustusseltsidel olemas. Ja tõuksid üldjuhul siis sageli on kindlustatavad vähemalt mingi summa nii kodukindlustuse nii-öelda alt siis koduse varana. Murutraktorid ja raiderid ja need siis samamoodi kodukindlustuse kaitse. Ka võimalik kodukindlustusele nagu eraisikutel siis lisada. Kuidas teie praktikas on kujunenud välja, et kui teadlikud täna Eestis kliendid on, kas on ajas muutunud ka, et tullakse juba ja osatakse küsida neid erinevaid asju või kuidagi vaadatakse ainult seda kuumakset ja siis neid punkte, mis seal tegelikult siis kaetud on, nagu väga ei viitsita üldse nagu mõeldagi? Mina olen siin kindlustusseltsis natukene või kindlustusvaldkonnas siis uuem tegelane justkui, et olen 3,5 aastat sellega kokku puutunud ja alustasin siis kindlustuse klienditoest, kus puutusingi täpselt nende klientide päringute ja asjadega kokku ja tegelikult on ikka kliente küll, kes täitsa teavad, mis lepingut nad sõlmivad ja on need punktid läbi lugenud ja seda on alati positiivne näha, sest kindlustusseltsidena me ise ikka üritame ka läbipaistvaid tingimusi tuua, kõik nüansid välja kirjutada, et hiljem lihtsalt pretensioone pole, et see suhe on ju tegelikult ju kahe osapoolne. Nii et teie vaatest ka ei ole enam liiga palju selgitustööd vaja teha, aga samas tuleb inimesi nii-öelda peale ju kogu aeg, uued põlvkonnad. Et... Seda ma ei ütleks, et selline selgitamine ja nõustamine on ikkagi seltsil nagu igapäevatöö osa ja kindlasti ka vajalik, et just välja tuua nii erisusi ja positiivseid pooli, et mida siis tegelikult kindlustus ka veel lisaks nendele põhiriskidele katab. Et seal on siiski väike erisus, et kui me nüüd võrdleme täna siis liikluskindlustust ja kaskokindlustust, et tunnetuslikult, kuna liikluskindlustus on turul standardne, et kõik, mis liikluskindlustusega kaetud on, et see tuleneb seadusest, eks ole, ja seltsid seal väga ei erine teineteisest, sest nad pakuvad sarnast toodet või sisuliselt samasugust toodet. Et seal käib ikkagi see valik päris palju hinna järgi on tunne, aga kaskokindlustus kindlasti ongi nüüd erinevad paketid, erinevad kaitsed, erinevad lisavõimalused, et seal on seda selgitustööd oluliselt rohkem teha ja siis ka teatud hinna erinevused on põhjendatud. Ehk et kui klient saab aru, et ta natuke kõrgema hinna eest tegelikult saab oluliselt laiema kaitset, siis ta on nõus seda küll kindlasti tasuma. Ma olen ise ikkagi tähele pannud, et kui ma liikluskindlustuse pakkumisi olen võtnud, et ikkagi hinnad natuks erinevad, et päris nii-öelda üks-ühele nad kindlasti ei ole, et huvitav, kus see erinevus siis tuleb, et kui see kaitse on seal suhteliselt ju sama, nagu ma olen aru saanud. Et kes rohkem marginaali julgeb püsida? Eks seal oleneb väga palju ka sellest, milline on siis selle kindlustusseltsi konkreetne riskiisu ja hinnastamisesse ju tegelikult võetakse arvesse päris palju erinevaid faktoreid. Et mis sõidukiga on tegemist, mis piirkonnas selle sõidukiga liigeldakse üldse, kes on kindlustusvõtjaks või vastutavaks kasutajaks pigem siis. Et kõik need nüansid lähevad arvesse ja selle osa pealt ongi kindlustusseltsidel erinevad tariifid, erinevad hinnastamise loogikad ja sealt ka see hinna erinevus tegelikult sisse tuleb. Aga igatahes ei pea nagu liiga palju muretsema siis selle, sest et seadustega on vist enam-vähem paika pandud, et mida see liikluskindlustus kohustusliku vormis siis täpselt tähendab. On ka ju tegelikult terve hulk sõidukeid, mis on küll liiklusregistris nii-öelda arvel, aga mida vist ei pea tingimata kindlustama. Oskate te öelda, millised sellised juhtumid on? No seadusandja on ette näinud, et on teatud sõidukid on siis kindlustuskohustusest vabastatud ja eelkõige on nad siis riigi ja jõustruktuuride sõidukid, et Kaitsepolitseiamet, Politsei- ja Piirivalveamet ja mõned veel seal, et Kaitseväe sõidukid samamoodi. Huvitav, kui nad osalevad ka avalikus liikluses, et kui nendega nüüd siis mingisugune intsident juhtub, kuidas siis ütleme, mulle mõni Kaitseväe auto tahan sisse sõidab, eks ole, et kes mulle siis kahjud korvab, kui tal pole seda kohustuslikku liikluskindlustust?
no see on riiklikult tagatud. Ahah, väga peen vastus. Et küll saab. Jah. Ei selge, ma lihtsalt igaks juhuks, et teinekord tean, kellest eemamale hoida. Et nende sõiduki kahjusid käsitlevad ikka kindlustusseltsid, aga lihtsalt lõppastmes siis maksame me kõik selle kinni. Maksame me kõik selle kinni, jah, et tasuta lõunaid ei ole. Ja selle küsimuse juurde tagasi tulles, et mõni liik siis, millel kindlustust olema ei pea on veel, et teatud juhtudel on siis ka ralliautod sellised, kus kindlustust ei nõuta seaduse kohaselt ja samuti ka siis registrist ajutiselt kustutatud või eemaldatud sõidukid, kus seda liikluskindlustust ei nõuta. Ja tegelikult ka veel see, et 12 kuu jooksul võid olla 12 kuud ilma liikluskindlustuseta ka, kui selle sõidukiga siis ei teki mingit riski kuskil avalikel teedel või teiste liiklejate juures. Mis siis saab, kui see 12 kuud läbi saab? Siis tekib juba sõidukile peale sundkindlustus, mis tuleb siis liikluskindlustuse fondi poolt, kuid seda on alati mõttekas vältida. Et esiteks sundkindlustuse puhul on kahjude korral ka määratletud oma vastutus, mis oli seal 640 euro juures ja samuti ka siis selle kindlustuspoliisi maksumus on märgatavalt kõrgem kui siis tavatingimustel liikluskindlustust soetades. Ja tasub seda kõike meeles pidada. Ma tean, et saadetakse muidugi ka meelde tuletusi päris jõudsalt, et ei tekiks liiga palju olukordi, aga ma kujutan ette, et ikkagi inimesed kas siis unustavad või mingil muul põhjusel ei tee seda. Et siis ühesõnaga ma saan aru, automaatselt registris kanne nii-öelda taastub ja kohe tekib see liikluskindlustuse kohustus pärast seda. Kui ma ise nüüd uuesti ta arvelt maha võtan nii-öelda, siis ma ei pea enam tegema seda liikluskindlustust. Kuidagi austusest mul on ka natuke segaseks see osa jäänud. Jah, et kui sõiduk on registrist kustutatud, et siis kindlustuskohustust ei ole, et sellepärast ongi mõistlik, et kui on teada, et tõesti sõidukit kindlasti ei kasutata, on ta pigem mõistlik registrist kustutada. Ja kas seda saab teha nagu korduvalt või et ma jälle saab 12 kuud siis täis ja jälle pean maha võtma, siis ma saan aru? No kui ta on maha võetud, siis ta on maha võetud. Et see automaatselt keegi tagasi ei pane teda? Tagasi automaatselt ei teki, jah. Ma ei tea enam tänapäeva digimaailmas, mis üllatusi võib siin tulla, eks. Et võib-olla veel hea meeles pidada, et kui inimene ei tea, ei mäleta tõesti, mis seisus on, et siis tegelikult on registri kaudu võimalik seda kontrollida, kas ta on registris ja samamoodi on liikluskindlustusfondi kodulehel võimalik siis sõiduki registreerimismärgi järgi kontrollida, et kas sõidukil on kehtiv liikluskindlustus või ei ole. Kus kohas täpselt seda saab vaadata, äkki ütleme ära ka, et siis inimesed teavad? LKF.ee vist on kõige turvalisem valik selle koha pealt. Et seal on kohe esilehel on suur nupp, et kontrolli liikluskindlustus siit või midagi taolist ja siis sealt saab igaüks siis ise kontrollida. Ja selle 12 kuu ja selle arvele võtmisega ka ikkagi, et ma saan aru, et on olemas selline mõiste ka nagu ju ajutine arvelt maha võtmine. Et mis neil vahet siis on ajutisel ja mis see teine variant on see, et ma võtan ta arvelt maha ja siis ma enam teda nii-öelda tagasi registrisse panna ei saagi või? Ajutine registrikanne on siis pigem see, kus peadki natukene seda digimaailma kartma, kus keegi selle tagasi registrisse topib. Just. Ma teadsin, et siin on mingi konks. Ehk ajutise registrikande lõpetamisega siis ongi see, et seal ongi määratletud tegelikult selle kande siis lõppkuupäev, millal see sõiduk taas registrisse ilmub. Küll aga konkreetse siis registrikande või sõiduki registrist eemaldamise puhul seda lõppkuupäeva ei ole. Seal ongi 2 erinevat sellist tüüpi, kuidas sa saad sõiduki siis registrist maha võtta ja olenevalt sellest, ta kas tuleb tagasi või ei tule tagasi. Aga ise tagasi panna ma saan mõlemal juhul, et selles mõttes ei jää igaveseks, et teen oma vana sõiduki korda ja siis tahan ikkagi taga liiklusesse ju minna, et siis ma saaks uuesti registrisse panna kindlustused ülevaatused, nagu see asi käib. Just, ja ajutise registrikande puhul on samuti see, et kui see lõppkuupäev isegi jääb nüüd täitsa 6 kuud eemale, aga suutsid omal auto garaažis juba täna korda teha, et siis ka tegelikult selle kande saab varem ära tühistada ning taas siis sõiduki registrisse kanda, et sellega liigelda. Et üldine soovitus võiks siis ikkagi olla vist see, et kui tõesti sa tead, et ei kasuta seda sõidukit, lähtavas tulevikus vähemalt mitte, eks ole, siis tasub ta ikkagi sealt registrist maha võtta. Et siis on kuidagi süda rahul. Just.
väga hea, ühe teema tahaks veel tänases saates isiklikultki teada saada, mis puudutab mootorrattaid ja kuna kevadine aeg meil praegu, eks ole, siis olete kindlasti isegi märganud, et on jälle nad suurema hooga hakanud tänavatele tulema, kuigi võib-olla ma ei tea, kas see jahedapoolsem kevad või mingid muud põhjused, aga mulle nagu tundub, et sel aastal on kuidagi natukese nagu vähem neid näha, aga see võib-olla ainult tundub niimoodi. Igal juhul kaherattalised asjad välja aetakse. Mismoodi selliste hooajaliselt kasutatavate sõidukitega nüüd kindlustuste vaates need asjad on? Et sõidan suve ära, loomulikult liikluskindlustus peal, tegelikult ju ta talvel, ütleme 9 kuud praktiliselt ju ma ei sõida taga. Et kas ikkagi peab siis terve aasta see kindlustus peal olema või on kuidagi võimalik siis teistmoodi? No see on nüüd ütleme jah, see võimalus on sõlmida liikluskindlustust ka kuu kaupa, eks ole, või 3 kuu kaupa või 6 kuu kaupa vastavalt siis, kuidas seda inimene soovib kasutada, eks ole, ja siis tegelikult peale seda tekibki see 12-kuuline nii-öelda periood, eks ole, kus siis inimene ise peab tagama, et selle sõidukiga liikluses ei osaleta ja siis ta saab seda hoiustada kuskil. Ja ütleme siis, kui 6 kuu pärast uuesti kasutusele võtta, et siis see 12 kuud ei ole veel täis, et siis tegelikult ei pea inimene rohkem midagi tegema. Et ainus kohustus on siis tagada, et ta mingil juhul sinna liiklusesse ei satuks. Arvelt maha ei pea võtma siis nii-öelda ega midagi sellist radikaalsemat ette võtma. Siis ei ole tarvis jah, kui sa iga aasta selle sõidukiga ikkagi liikled, et nagu kolleeg mainis siin, et see 12 kuu reegel ikkagi kehtib, et 12 kuud võib sellel kindlustus pealt maas olla. Küll aga kui näiteks jätad 2 aastat juba vahele, et siis on tõepoolest tarvis see sõiduk sealt registrist maha võtta. Ja tegelikult need hooajalised kindlustused ei puuduta ainult mootorrattaid, vaid neid liike on siin palju, kes peidab oma autot soola eest siin talviti või on mingid autoelamud või sellised sõidukid, et ka nendega tegelikult ei liigeldagi siin talvistel perioodidel ja Eestis meil seda sooja on ka vähe. Ehk siis ongi hästi mõistlik valida siis enda kindlustuskaitse ulatus, ehk näiteks teedki 3 kuuks endale liikluskindlustuse poliisi, sest ei ole ju mõtet aasta jagu seda kohustust maksta, kui sul see auto niikuinii 9 kuud garaažis seisab. Seda on hea teada, et mul natuke see on ka ise otsustamise vabadust jäetud siin üha rohkem reguleeritud maailmas või vähemalt mulle tundub sedasi, et neid seaduseid ja reegleid on päris palju ja katsu sa siis kõike tunda ja ikkagi see lause ju kehtib, et see seaduse mittetundmine ei vabasta sind vastutusest, eks ole. Mulle kas järelhaagised peavad ka olema liikluskindlustusega kaetud? Selles mõttes nad ise ei liigu ju, et nad peavad ikkagi olema ju kindlustuskohustus neil on olemas jah, et tõsi see risk, et nad ise suudaks suuremat sorti kahju põhjustada on väike, aga siiski ta on olemas, et kõige võib-olla. Ma võiks öelda, et kui te näiteks TikToki või Facebooki videoid vaatate, siis seal neid nii-öelda ise liikuvaid järelhaagiseid on terve hulk. Alles hiljuti nägin lihtsalt ühte, kus kordamööda läks tõstuk minema ja siis käru minema ja siis jälle vastupidi, et oli tükk tegemist seal nii, et kui ta kuidagi ikkagi liikuma pääseb ja kuhugi otsa veereb, et siis tegelikult see on kindlustusjuhtum, et selle tõttu siis on ka seal kindlustuskohustus jah, et tõsi, kui ta on auto või veoki taga ehk ole veetav, et siis need kahjud kuuluvad selle sõiduki kindlustuse alt hüvitamisele isegi kui käruga kuhugi otsa tagurdada. Ja ma tahan, et täna saaks kõik väga peensusteni teada, et mis peab või mis ei pea, et siis küsin igaks juhuks kõik asjad ära. Ja sellist juhtumit küsin ka, et mina võin olla ju hästi hoolas ja õigesti käituda ja mul see, ma ei tea, mootorratas, mopeed, mis iganes seisab ilusti garaažis ja siis tuleb tore sugulane külla ja arvab, et võib sellega minna liiklusesse, sest et kus tema teab, kas see on kindlustatud või ei ole. Et on selliseid juhtumeid ette tulnud teie praktikas või on see minu fantaasia ainult praegu siin? Selliseid juhtumeid tuleb aeg-ajalt ikka ette, et need põhjused nüüd siis kas ei teadnud või ei viitsinud kontrollida või siis öeldi, et on, et ega seda lõpuni ei tea, eks ole. Aga kui me räägime sellest, et sõidukitega, millel ei ole kehtivat kindlustuslepingut, kahju põhjustatakse, et siis seda tuleb ikkagi ette piisavalt sageli, et võiks olla nagu harvem.
Mis siis saab, kui niimoodi minnakse liiklusesse, et ega üks asi on see, kui sa vist siis õnnetuse põhjustad, siis oled sa ise vastutav ja enda rahakoti peal kogu kahjude hüvitamise mõttes, aga trahvi saad ka vast, kui vahele jääd. Jah, et seal on nagu kaks mõõdet, et kui nii-öelda vahele jääd politseile ilma liikluskindlustuseta nagu liiklemisel, et siis kindlasti saab trahvi. Aga kui nüüd põhjustada kahju, et siis kehtib selline reegel, et liikluskindlustuse siis hüvitise kannatanule ja kahju käsitleb, siis hüvitise maksab see selts, kelle siis viimati oli liikluskindlustus, kus sellel sõidukil siis viimati oli liikluskindlustus. See aeg kehtib siis ka 12 kuud, et kui selle sees kahju põhjustatakse, et siis kindlustusselts siiski hüvitab, kuid tõsi on, et pöördub siis täies ulatuses selle nõudega kas siis selle sõiduki juhi või siis isiku poole, kellel see kindlustamise kohustus oli nii-öelda. Mulle tundub seda juttu kuulates, et on ikka päris palju meil Eesti riigis tehtud selleks, et siis see kannatanu kaitse oleks võimalikult tagatud. Et ei tekiks seal neid olukordi, kus siis ta jääbki ilma abita. Jah, just, et see tegelikult ongi liikluskindlustuse mõte, eks ole, et arvestades erinevate sõidukite massi ja kiirust, et siis neid päris suuri kahjusid on võimalik põhjustada, et kui me räägime, et siis kannatanu oma, nii nagu ta ongi kannatanu, eks ole, et tema ei peaks siis peale, ütleme, rahalises mõõtmes vähemalt saaks endale siis piisava kompensatsiooni, et jätkata, et loomulikult kõik ei ole võimalik rahas mõõta, et kõik ei saa tagasi võtta. Ma korraks küsin natukese üldisema sellise huvi pärast ka, et kuidas teie praktikast lähtudes te näete, et see tänane seadusandlus, mis puudutab teie maailma, on see täna juba selline tõesti väga hea, võib-olla mingit peenhäälestust vajab või on mingeid suuremaid murekohti ka, mida võiks seadusandja pisut veel mõelda? Eks laias laastus ma arvan, et seis Eestis on üpriski hästi võrreldes siis teiste riikidega, võib-olla siis natukene kaugemalt just, et siin lähiriikidel on suht sarnased tavad need. Küll aga kannatanu kaitsed ja kannatanu õigused on väga hästi meil kaetud, et nagu siin eelmise jutu käigus välja tuligi, et raha saab kannatanu igal juhul kätte, olenemata sellest siis, kas sellel ilma liikluskindlustuseta kahju põhjustajal seda raha kuskilt võtta on või mitte. Ja eks neid kohti ikka on, kus midagi saaks muuta, aga nii palju kui on inimesi, on ka arvamusi, et üldises seisus ma ütleks, et päris hästi on. Kas need eelmise aasta lõpu muudatused, millest meil täna päris põhjalikult juba siin juttu oli, mõni inimene kindlasti võib jälle võib-olla isegi süvenemata natukese kurta, et jälle toimub see ülereguleerimine, väga moodne sõna, eks ole, viimasel ajal. On see siis ülereguleerimine või olid need vajalikud muudatused? Ma arvan, et ei olnud ülereguleerimine, et kui me tuleme täpselt selle juurde tagasi, et see on kõik kannatanud või potentsiaalsete kannatanute kaitseks, et kui panna ennast sinna situatsiooni, eks ole, et sinul endal on kahju põhjustatud, et siis selle põhjustaja käest ise seda raha kätte saada on ikka oluliselt keerulisem, kui siis kindlustusseltsiga suhelda. Ja üldiselt sellise seadusandluse selle poole tulles, et ma ütleks võib-olla teise vaate, et täna Eesti kindlustusturg käitub suhteliselt sarnaselt, ma ütleks, kahjude hüvitamisel ja on väga kliendisõbralik, et ma arvan, 10 või 15 aastat tagasi oli see pilt võib-olla teine, et täna ma arvan, et kõik, kes kindlustust omavad, võivad olla päris kindlad, et tegelikult nad on heades kätes. No seda on ju rõõm kuulda. Siia saate lõpuossa üks teema veel siiski, mida võiks äkki natukese lahti seletada, et siin on kindlasti ka mingeid muutusi toimunud, et peaks ütlema, et minul kindlustusega viimati
noh, ütleme liiklusõnnetuse mõttes oli väga ammu tegemist ja siis oli küll minu meelest selline olukord, kus sa kõigepealt otsisid pool tundi pastakat, siis järgmised pool tundi seda blanketti ja siis sa järgmised pool tundi joonistasid neid autosid kuidagi, sul pidi väga selline kunstianne olema ja kogu selle aja ei liigutatud neid selle väikse pleki mõlkimise teinud masinaid, mis tähendas, et ummikud olid väga, väga hullud kogu selle aja juures. Kas täna on midagi muutunud? Ja, täna ma ütleks, et see seis siin meie digimaailmas on väga hea, et need lahendused siis liiklusõnnetusest teatamisest on päris mugavaks tehtud. Et selline veebilehekülg nagu avarii.ee, kuhu siis peamiselt esitatakse liikluskindlustuse kahjusi, osade seltside poolt ka siis kaskokindlustuse kahjusi, on võimalik siis kahel osapoolel ühtne dokument täita, mis automaatselt edastatakse siis ka kindlustusandjatele. Sealt on võimalik kuulda nii audio teel neid nõuandeid, kuidas kahjuteadet esitada, sealt on võimalik näha pilte kõik ja tekste, et sinna ongi võimalik siis pildistada üles avarii, kirjutada juurde selgitused, jagada kontaktandmeid ja kiirelt siis see tee vabastada ja vältida ummikuid. Mida soovitada nendele inimestele, kes sellisesse kergemasse pleki mõlkimisse ummikutes tavaliselt need juhtuvad, et tasub kindlasti nüüd siis oodata politsei saabumist ja hoida kogu seda liiklust kinni või tõesti saab natukese lihtsamalt? Kindlasti saab lihtsamalt ja politseid ei ole mõtet tülitada tegelikult sellise väikse asja pärast, kui tõesti on tegemist pleki mõlkimisega. Et kindlasti erisus on see, et kui liiklusõnnetuses on inimkannatanud, et siis kindlasti tuleb politseid sellest teavitada. Aga kui me räägime nüüd sellisest lihtsamast, kergemast avariist, et nagu Raul ütles, et on avarii.ee selline võimalus, kus siis mõlemad osapooled saavad enda andmed sisestada ja siis teated kindlustusseltsidele laiali saata. Ja mis on väga oluline tänapäeval nagu lihtsasti teostav on tegelikult, et teha natukene rohkem võib-olla fotosid sealt sündmuskohalt. Nii sõidukitest, kuidas nad paiknevad ja natuke ümbrusest ka, et milline see liikluskorraldus oli. Ja tegelikult siis võite enam-vähem vabastada, sest et kindlustusseltsides on küllaltki professionaalsed kahjukäsitlejad, kes suudavad kahe inimese seletuse ja nende fotode pealt adekvaatselt hinnata, et mis siis nagu juhtus ja kes siis nii-öelda selle õnnetuse põhjustamisest vastutav on. Kunagi vist oli selline reegel, et kui ei jõutud kokkuleppele, et kes siis süüdi on, et siis ikkagi pidid selle politsei ära ootama või praegu ei pea enam, et teeme need tõendusmaterjali ära ja pärast siis keegi kohtunik ütleb, et kes on ja kes ei ole. See täna tõesti nii on, et ega ta varasemalt oli ka, ütleme, kindlustusseltsil oli õigus nagu ise hinnata seda vastutuse ulatust, et ja täna ta selliselt toimib, ma arvan, minu meelest siin turul tegelikult väga suuri probleeme sellega ei ole ja ma arvangi, et ongi mõistlik, et politsei tegeleb nagu olulisemate asjadega. Kas kasko juhtumid on see veebisait avarii.ee kehtib nende puhul ka või see on ainult liikluskindlustuse teema? Avarii.ee peamiselt kehtib liikluskindlustuse põhjal, aga meil siin turul on 2 kindlustusseltsi, kes saavad ka kaskokindlustuse teateid sinna edastada. Aga kaskokindlustuse puhul selles suhtes see loogika on sama, et pildista kõik üles, tee pigem rohkem kui vähem, et kindlustusseltsil oleks võimalik kahju siis adekvaatselt hinnata, aga peamiselt täna ta käib siis vastava seltsi kodulehe kaudu. Et see kindlustusandja, kes kaskokindlustuse leping on peale sõlminud, et nende kodulehel on tavaliselt võimalik ka seda kahjuteadet mugavalt esitada. Ja täna meil on juba ju kõik mobiiliäpid erinevatel seltsidel ja kõik sellised kohad ka, kust on võimalik neid pilte saata ja raha nõuda. No ma olen tähele pannud, et tänapäeval ei pea ise pilte enam tegemagi, sest et enne kui sa ise jõuad foto ära teha, oled sa juba õhtulehes selle avariiga. Et selles mõttes see on nagu mureta lugu, et fotomaterjali jagub, nii et vähe pole. Kuulge, aga see saate lõppu, suvi tuleb ka ikkagi, ma väga loodan, koos siis suvise ilmaga meile ja inimesed kindlasti lähevad puhkuste ajal autoga reisima näiteks. Mida nendel autoga reisile minevatele inimestele võiks tänasel hetkel südamele panna? No autoga reisides võib-olla on mõistlik võtta kaasa siis väljatrükk enda liikluskindlustuse poliisist.
ehk et ja noh, see on niisugune rahvusvaheline standard, vanasti ta oli rohelise kaardi nime all, mis enam vist nagu otseses mõttes roheline ei pruugi olla. Roheline ei pruugi olla, ja ei peagi olema, aga seal on informatsioon siis kindlustuspoliisi kehtivuse kohta ja nende riikide kohta, kus see kehtib. Et seda peaks siis üle vaatama, et see kaasa võtta ja noh, Eesti inimesele ma soovitan võtta kaasa ka juhiload, et mida me siin Eestis sageli kaasas ei kanna. No Eestis sees sõites vist ei ole vaja ei juhiluba ega ka kindlustuspoliisi paberi peal ju kaasas kanda, et meil on just. Aga kui juba lõunanaabrite juurde minna, siis et seal juba võidakse küsida. Ma võin omast kogemusest öelda, et me siin räägime küll, et ei pea enam roheline olema see roheline kaart nii-öelda ja asjad, aga ma soovitaks, kui teil vähegi on rohelist paberit, printida see siiski rohelise peale, sest et on mõnikord juhtunud teatud riikides, teatuid korrakaitsjaid, kes ütlevad, et sul ei ole see roheline ja siis vaidle nendega. Et lihtsam on rohelisele paberile see teha, et noh, lihtsalt tahan sinna jõuda, et lisaks nendele liikluskindlustustele ja kaskodele ja muudele asjadele tasub reisima minnes ka natukese selle kohaliku kultuuri ja tavasid ja selliseid asju ka endale selgeks teha. Absoluutselt. Ja noh, reisile minnes, isegi ka autoga minnes on mõistlik sõlmida kindlasti ka reisikindlustus. Seda kindlasti. Katab jah veel teisi riske ja ka meditsiiniabi, eks ole, ja mis tegelikult reisil kõik võib juhtuda. Just, ja see dokumentatsioon selles suhtes reisil on alati otstarbekas peale või kaasa võtta, et see vähendab kindlasti peavalu, kui peaks midagi esinema, et ka selle teise riigi korrakaitsjal on märksa lihtsam seda juhtumit lahendada, kui tal on olemas vajaminev dokumentatsioon just siis mingi põhjustajalt, et oled kuskil kiirust ületanud, et siis ole valmis esitama ka oma juhiluba ja roheline kaart või siis kindlustuspoliis, et lihtsalt selle trahvi kiiremini kätte saaksid ja oma teega edasi saaksid minna. Jah, ja tänapäeva nii-öelda digimaailmas on paljud asjad ju sul selles mobiiltelefonis, eks ole, tahad sealt näidata, aga kus juhtub tühi näiteks olema või lihtsalt katki mingisugusel põhjusel, eks ole, et noh, siis paberit on võib-olla ikkagi kuidagi turvalisem igaks juhuks. Just kindel aegkasse. Hoida. Väga tore, mina sain siit terve hulga igasuguseid põnevaid asju ja lähen oma muruniidukit üle vaatama kohe, et naabrile ütlen, et kõik sinu juurde ma enam ei tule, sest et see avalik tee jääb meie vahele paraku ja midagi teha ei ole. Ei, see oli nali tegelikult, et küll me kokkuleppele ja lahenduse leiame seal. Kas teil on midagi siia saate lõppu, mida te tingimata veel tahate siin inimestele öelda praegu siin kevadisel ajal? Või on kõik põhjalikult täna käsitletud? Ma arvan, et sellel teemal sai suhteliselt nagu põhjalikult arutletud, et noh, mina ütleks võib-olla lihtsalt, et arvestage liiklus teineteisega ja sõidame rahulikult. Just, ja täitsa nõus nende väidetega, et ise normaalselt liigelda tekib neid juhtumeid ka vähem. Ja selleks, et oleksid kaitstud, kui need juhtumid ikka toimuvad, siis kindlustage ennast. Väga ilus selline sõnum siia saate lõppu. Aitäh teile Seesami kindlustusosakonna juht Indrek Petter ja Raul Mets LHV kindlustusest sõiduki kindlustuse riskiinsener. Head kuulajad ja vaatajad, selline oli tänane osa siis sarjast Riskid või kindlustad. Loodetavasti saite ka teie siit palju huvitavat ja kasulikku informatsiooni. Ja nagu aastakümneid on ka raadioliiklusuudiste lõppu soovitatud turvalist liiklemist. Riskid või kindlustad? Saadet toetab Eesti Kindlustusseltside Liit. Loe lähemalt kindlustame.ee.